Minu nimi on Meego ja teate, kus ma elan? Ma elan Tartus selles korterit, mis asub täpselt selle ruumi all, kus need poisid bändiga alustasid. Kas te kujutate ette, kuidas seal elada on? Minu voodi, kus ma magan iga päev, on täpselt selle ruumi peal, kus need bändipoisid proovi tegid. Õnneks nad täna juba teevad suuremates prooviruumides, aga see oli päris võimas tunne, et su voodi niimoodi hüppab, kui sa heidad voodisse magama ja kõik lood jäävad pähe ja ma olen nende kõik suurem fänn, ma olen need kõige rohkem kuulnud. Aga aitäh, poisid, ja ma usun, et te teete veel ühe loo vähemalt. Tänane teema on naabrist parem. Ja ma ei tea, kas sa oled kunagi sattunud vaatama selle nimelist telesaadet. Kes on näinud seda telesaadet? No mõned on, jah. Tere tulemast klubisse. Ma ei ole väga palju seda vaadanud, aga ma olen näinud nii silmanurgast, mu abikaasa vaatas seda vahel ja ma küsisin tema käest veel üle, mis selle saate point oli. Ja saate point oli selles, et antakse sellistele paaridele, noortele paaridele antakse kujundada, kauniks teha kodu. Tavaliselt oli seal 4 või 5 paari siis ja nendele anti mingisugune ports raha ja nad pidid selle eest tegema selle korteri kõige ilusamaks, mis nad suutsid. Paneme sellesse oma aega, oma tööd, oma vaeva, armastust, kõike seda. Ja siis pärast hinnati üle ja vaadati, et see, kes tegi kõige ilusamaks selle kodu, see sai selle kodu välja ostmiseks suure hulga raha, 500 000 lausa, ja nad võisid selle soetada endale. Ja siis ma natukene vaatasin internetti, et mis on saanud nendest inimestest, kes selle imeilusa kodu on siis saanud endale, mõelge, sa oled teid selle ilusaks ja siis sa saad endale ka. Igatahes esimene saade oli eetrit 2006 ja Timo ja Kristiina võitsid selle ja nad said selle korteri endale. Täna on nad teineteisest lahus ja nad on jätnud maha selle korteriga. Ja siis ma mõtlesin, et natukene kahju. Nad panustasid nii palju sinna, nad tegelikult väärtustasid seda, mida nad saavad, aga purunesid suhted ja tegelikult purunes ka see kodu, mida nad olid loonud. Ja võib-olla ongi niimoodi elus, et väga paljud inimesed arvavad, et kui mul on ilus kodu, mul on palju ilusaid asju, mul on palju väärtuslikku, olgu need siis mobiiltelefonid või mis iganes on need riided või midagi niisugust, et siis tegelikult läheb ka elu väga ilusasti. Aga elu paradoks või selline probleem on sageli selles, et mul võib olla väga palju asju ja väga palju lahedaid asju, aga tegelikult see ei määra seda, et mul on elus iseenesest kõik hästi. Ilus kodu, ilusad asjad ei tee veel meile ilusaid suhteid. Aga äkki ilusad suhted loovad ilusa kodu. Loovad just niisuguse eluloo, mida me tegelikult oleme igatsenud. Ma hakkasin sellest aru saama mõned kuud tagasi, kui ma mõtlesin oma elu peale tagasi. Üks nendest poistest, kes siin laval oli, on minu poeg, Jakob. Ja ajasime Jakobiga juttu ja ta on kodunt välja lennanud, ta on asunud Tartus Tallinnasse elama, õpib ülikoolis ja rääkisime sellest, et mis siis ta on saanud nagu elus olulist kaasa kodult. Ja teate, minu elu ei ole olnud niisugune väga jõukas ja väga eriline, et ma mäletan, kui me abiellusime Eelikaga, et siis oli nii, et me elasime koos minu õega ühes kõigepealt abiellusime Tartus, siis me elasime niisuguses üürierakas, siis me elasime Tallinnas koos minu õega, kui tema abiellus, me vaatasime, et saaks midagi omaette, ikkagi tema hakkab oma pere looma, meie oma peret looma ja siis me saime ühe Tallinnas Kassisabas, saime ühe niisuguse korteri, mis oli suhteliselt räämas, me püüdsime uued aknad sinna panna ja ahju natukene parandada ja uued tapeedid, kus oli võimalik ja tegime WC-sse, mis oli imepisikene, tegime duširuumi ja talvel oli nii külm vahel, et me pidime magamistoast välja kolima sinna keskmesse tuppa, kus oli ahi ka, et magasime põratkad seal koos lastega. Ja täna ma elan kirikus
ma olen pastor ja meil on kirikus just selles korteris, mis on niisuguste prooviruumide all, et ega pole kunagi olnud midagi nii väga erilist. Ja siis ajasime Jakobiga juttu ja Jakob ütles korraga, et tegelikult see ei olegi kõige tähtsam, mis elus kaasa võtta. Ja sul on palju asju. Et see, mis sa tegelikult oled elus saanud, mis tema saanud, ütles ta, et ta on saanud nagu need õiged väärtused elus. Suhted Jumalaga, suhted peres, suhted inimestega ja tegelikult selle nägemuse, millele oma elu panustada. Ja ma olen vahel mõelnud ka, et äkki ma tegin valesti, et ei võtnud ka kinnisvarabuumi alguses laenu ja ei panustanud, et saaks nagu midagi hästi vägevat endale kahmata ja siis korraga ma kuulsin, kui ta seda ütles mulle, siis ma mõtlesin, et mine tea, võib-olla ongi nii õige elus. Et mitte asjad, vaid suhted on need, mis tegelikult elu õnnelikuks teevad. Ma hakkasin sellest aru saama siis, kui 10 aastat tagasi mu ema suri. Ma istusin ta voodi juures ja võtsin tal käest kinni ja ma vaatasin talle otsa kui oma emale parim ema, keda ma võiksin soovida. Ja ma näen, et ta vajub üha väiksemaks ja jõuetumaks, kuni ta lõpuks astub igavikku. Ja siis me oleme seal terve perega seal ümber ja ma mõtlen, mis on tegelikult see, mis siis jääb elus. Haridus, saavutused, positsioon, materiaalsed väärtused, ma ei tea, mida iganes nimetada, see kõik jääb maha. Ja ainukene, millest ma saasin arvata, oli see, et suhted. Minu suhe mu emasse, suhe mu perega, suhe Jumalaga ja teadmine veendumus selles, et tegelikult sellega võimalik elada igavesti. Kõik muu jääb maha. See, mis särki sa kannad, see, mille mobiil sul on, see, mis su haridus on, millised saavutused on, see kõik jääb tegelikult siia maha. Me peame määrata ainult suhted Jumalaga, suhted inimestega, mis on igavesed. Tänu Jumalale, tänu Kristusele nad igavesed. Jeesuselt küsiti ka ükskord üks väga kummaline küsimus. Üks inimene tuli ta juurde, et Jeesus, sina oled suur õpetaja juht, et aita minu pereliikmetel minuga õiglaselt pärandus ära jagada. See on Luuke Evangeliumi 12. peatükis. See lugu päris huvitav. Nad tulevad ja ütlevad, õpetaja ütle mu vennale, et jagaks minuga päranduse. Suurim asi, saada pärandus endale. Või jagada siis õiglaselt vähemalt seda. Ja teate, mis Jeesus ütleb? Jeesus ütleb, et inimene, kes on mind seadnud, ei ole kohtumõistjaks või jagajaks. Vaadake ette, hoidu igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei ole kellegi elu sellest, mis tal on. Ja siis Jeesus räägib loo ühest mehest, kes on hästi rikas. Tal on nii palju varandust, et tal ei ole seda kuhugi ära panna. Ja siis ta mõtleb, et ma ehitan veel suurema kodu ja suuremad laohooned, ma saan kõik seda oma varanduse sinna sisse panna. Ja siis Jeesus ütleb, et aga sel samal õhtul, kui ta seda mõtleb, et ma ehitan veel suuremas kogu oma asja, sel samal õhtul ta sureb. Ja siis Jeesus küsib niimoodi, et kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Probleem ei ole mitte rikkuseks, probleem ei ole mitte ka asjade omamises. Kui sul on palju asju, on õnnelik. Aga probleem on selles, kui sa oled elanud ainult, nagu Jeesus ütles, iseenese jaoks. Kõik on mulle. Ja kui kõik asjad, kõik mis sul on tegelikult ainult mulle, iseenese jaoks.